videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 86. Tagasisideks. Olete ehk märganud, et leidub ka koledaid kommentaare. Koledaid on kirjugi. Aga kuidas ma suudan sellest üle olla on see, et on ilusad, siirad, südamlikud kirjad, kommentaarid, kõned. Ja neid on väga palju rohkem. Ja isegi kui neid oleks väga palju vähem, siis see energia, see soojus, see kaalub üles selle musta ja ropu, mis siis vahest satub niimoodi inimestest välja tulema minu suunal. Ja kummaline on ka see, et kui sa vihkad mind, miks sa jälgid mu sisu? Ja okei, kujutame ette, et isegi sisu ei jälgi, vaid lihtsalt, et Kertul on mingi asi jälle väljas, sõimaks ta läbi, lihtsalt valaks mingi jurada üle. Et kui sa siis seda sisu ei vaata ja lihtsalt huupi valad, see ka ei ole nagu päris normaalne minu arust. Aga see on minu arvamus ja me elame ju vabal maal. Kas me oleme vabad? Jaa. Kas me oleme vabad? Jaa. Kas me oleme vabad? Jaa. Teate küll, see Euroopa päev Tsahkna ja see kari rahvast, kes on vabad. Ma tahaks ka nii vaba olla, et siukse massiga koos ja kõik vabad ja võrratu, kadestama panev. Ja see mõte, kuidas Kertu tahab siia, et Kertu ei taha kaitsevõimet, et siis on venelasel lihtsam tulla. Teate, kui venelane tuleb, siis mina olen suures plindris, sest ma olen üritanud vene keelt õppida ja mul on, ma ei tea, kas mingi geneetiline rike selle koha pealt, aga mulle ei jää vene keel külge. Mulle võib vene muusika meeldida, vene mingite sõnade kõla ja nüüd, vene muusika, Venemaa on ju agressor. Muusikud, looming, kunst ei ole mitte milleski süüdi. See, et mingid tegelased otsustavad, et nii, nüüd selles malemängus see manööver, selles ei ole inimesed süüdi, selles ei ole inimlikkus süüdi. Ja selle koha pealt mina oleks ikka väga-väga suures plindris, kui meil siin ühel päeval olekski jälle eesti ja venekeelsed tänavanimed, mis on ju kole on ju, sest me oleme Eesti. Aga ometigi siin Võrumaalgi muudeti ühe koha nimi ära, et ameeriklastel oleks suupärasem, aga see kedagi ei häiri, sest täna me oleme valinud või meie eest on valitud, et täna on okei. Lääne okupatsioon ajaloos on olnud ka vastupidi, et ida okupatsioon on hea, lääne on halb ja täna on lihtsalt nii, aga samal ajal me korrutame, kuidas vabariik, demokraatia, suveräänsus, palju õnne. Kui see on vabadus, et me peame okupatsioonide vahel valima, siis ärge mulle tulge ütlema, et mina, ma ei tea, peaksin vene soldatite tulles bla bla bla. Aga asun asja kallale. See, kuidas kaitsevõime tähel esiteks inetusi tehakse, teiseks kaardipakki muudkui segatakse, loen ette. Ääripäev. Riigi relvastusdirektor lahkub ootamatult ametist. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse RKIK peadirektor Magnus Valdemar Saar otsustas ametist lahkuda. Tema viimane tööpäev on 15. juulil. Ja ta selgitas, et praegu on siuke vaheversta posti aeg ja siis on nagu hea aeg see ära teha. Mis kuramuse õigustus see on vaheversta post? Ükskõik mida oleks saanud öelda. Ma ei tea, täna on tuul põhjast, täna on hea aeg. Täpselt selline tunne, et keeran käki kokku ja tsavu. Ja see ei ole esimene mees, kes ju nii teeb. Ja kõigi nende liitnimedega meeste peale, kes teevad imelikke asju, ma ei suutnud poegadele panna liitnimesid. Tüdrukutel on mul liitnimed, väga ilusad kõlavad nimed, ma olen väga rahul endaga. Ja nad on väga andekad tüdrukud, neil on juba selline nagu äge artisti nimi ellu kaasa. Aga poegadel ei suuda, sest see on Pärtel Peetrit, Ken Martinit ja sellised asjad. Ei suutnud üks lihtne nimi kõik. Ja liigume edasi meedias. ERR.ee kirjutab, mis veel ma tahtsin öelda, seoses selle mehega, kes siit nüüd ära läheb vabatahtlikult ja kõik on väga hästi, lihtsalt vaheverstaposti aeg ja siis lähen. Tuli otsus, iseenda otsus.
Me ei tea, mis seal tagamaadaks on, me ei tea, mis siin taustal toimub, meile näidatakse pinnavirvendust, kui me kakume näha rohkemat, seda, mis on meile oluline, me oleme siis riigivastased ja kõik muud koledad sõnad, mis peaks sundima meid vaikima, aga näete, see on ka vist mingi geenirike, et ei allu. Kuigi see peaks olema meil orjameelsus ja kõik muu geenides, aga ei allu, kuskilt on midagi vist segunema läinud. Ja jälgige neid nägusid, need lõustad, kes siin meil asju ajavad, see on täitsa siuke See ütleb inimese kohta päris palju, mis tunde tema nägu sinust tekitab. Et lihtsalt on nii. Ja ERR.ee kirjutab Breuer. Venemaa kogub varusid võimalikuks rünnakuks Balti riikide vastu. Ja mina mõtlen, et Venemaa kogub varusid on ikka rets agressor küll, millega meil siin tegeletakse, piiri äärde pannakse selliseid asju püsti. Tuhandeid liitlasväelasi tuuakse sisse, otse ETVs on välja öeldud mitu aastat tagasi, eesmärk on 21 000 hektarit ja ma ei mäletagi palju tuhat liitlasväelasi ja venelane valmistub seal millekski, täitsa lõpp, kohutav. Ja ma mõtlen, et kogu selle klähvimise peale juba, isegi kui venelasel oleks mitte mingit huvi siia poole vaadatagi, kogu selle klähvimise peale mina lihtsalt, kui ma nüüd panen ennast venelase asemele ja ma ei pea siin silmas vene inimesi, vaid neid, kes teevad neid otsuseid, mul oleks küll mingi siuke, et kurat, kas te jääte vait või ei jää ja paneks ühe nätaka ära, lõpeks ära see klähvimine, sest see on minu arust juba ammu igasuguse normaalsuse piiri ületanud, aga kes olen mina, ma olen ju lihtsalt üks koduperenaine, kes ei tea mitte midagi, on ju, kasvata lapsi ja tee tööd ja ole vait. Ja siis mõtlen, et me sõimame siin igasuguseid, toome retse sisse, vanglatesse toome võõrad retsid nüüd sisse, sest raha, kuigi ma ei kujuta ette, kas sealt üldse mingit raha väga üle jääb, sest meil on palju musti auke igal pool eelarvetes. Aga loen lihtsalt ühe väga masendava uudisjupikese. 29. mail toimus Pärnus kohtuistung Karl Marten Titsoni suhtes, kus 24-aastane mees mõisteti süüdi mitmes rängas kuriteos. Karl Marten Titson mõisteti 29. mail süüdi mitmes kuriteos, sealhulgas alaealise vägistamises, lapsporno valmistamises, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete edastamises nooremale kui 18-aastasele isikule ja alaealise kallutamisele alkoholi tarvitama. Lisaks omastas ta võõrast vara. Kokku sai noormees liitkaristuseks 3 aastat vangistust, millest tuleks veel trellide taga veeta 2 aastat, 11 kuud ja 27 päeva. Vangistust aga täitmisele ei pöörata, kui noormees ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Lisaks ei tohi ta lahkuda ilma kriminaalhooldaja loata enda elukohast Pärnust ega Eesti riigist. Ära see jumala eest ära mine Eestimaa pojake. Püsi siin. Kurat, ma viskaks siuksed üle piiri minema, vaadake ise, kus saad. Titson peab maksma menetluskuludena riigikuludesse sundraha vähendatud summas 1107 eurot 50 senti, kaitsemenetluses osalemise kulusummas 2062 eurot ja alaealise kannatanule määratud esindaja tasusummas 1163,62 eurot. Kokku on määratud kulude suurus 4333,12 eurot. Lääne prefektuuri valdusesse jääb mehe telefon Apple 8 koos kõikide fotode, piltide ja muud asitõenditega. Ma ei tea, et te ilmselt teate, aga lapspornoga teenib väga hästi. See mees on ilmselt väga suures plussis rahaliselt ja lihtsalt nüüd püsi seal, kus sa oled ja kui sa veel peaks libastuma, ma ei usu, et siit midagi hullemat tuleks. Ja meie seas on selline rets ja ma ütlen, et kohtusüsteem, mis selliseid lahendeid loob, on osa probleemist. Võib öelda, et on nagu kaasosaline, sest kas või see nii-öelda hiline abort, mida siin üks naisterahvas tegi, pean silmas, teate küll seda kuulsat juhtumit, kus koer tõi imiku laiba ühe naabrinaise hoovi ja püütakse teha nägu, nagu see oleks mis iganes asi siis olnud, aga mitte küll mõrv oma lapse suhtes. Ja selliste kohtulahendite pealt, ja tema sai ka nii vähe karistust, et ma mõtlesin, et mis asja, see on ju tapmine, et jah, sa tapsid oma lapse ja võib nagu öelda, et hiline abort või midagi, otsustasin lihtsalt hiljem ja ei hakanud meie tervishoiusüsteemi kurnama, sain ise hakkama, aga see loob sellise pinnase, kus inimesed, kes on võimelised selliseid asju tegema, see peab olema ikka nagu väga tuksis.
kupli ehitusega inimene, nad hakkavad lihtsalt mõtlema, et aga kui ma vahele ei jää, siis ei ole ju midagi. Ja kui ma jäängi, siis on natuke midagi. Ja siis nad teevad neid asju. Ja need ei pruugi väljagi tulla. Antud juhul lihtsalt see koer tõi asja avalikuks. Ja kui vähesed seksuaalkuriteod, mõtlen nüüd seda Ditsoni asja, kui vähesed seksuaalkuriteod üldse jõuavad menetlusse, sest kannatanutel on häbi. Ja see on, ma ei tea, kust kohast see tuleb, ma natuke olen mõelnud, et meie sõnavar on ka selline, et on sõnad süütu, neitsi. Ja kui sa ei ole enam süütu, siis sa oled ju süüdi. Ja juba nagu sellise sõnamängu peale mul on see tunne, et need, kellel on liiga tehtud, tunnevadki ennast ka siis süüdi. Ma ei tea, vale riietus, valel ajal, vales kohas, käin terapeudi juures või lihtsalt, kui enam ei kannata, võtan alkoholi ja need kitlist tädidelt saadud ravimeid, narkootikum õigemini. Ja kes üldse vastu ei pea, teevad enesetapu ja niimoodi meil vaikselt podiseb mingi allhoovusmaailm, millest meil ei lõrna aimugi, sest inimesed elavad vaikides selles valus, sest nad näevad, et lahendid on sellised. Ja ma ka justkui nüüd võimendan ju seda, et ma räägin sellest, et kuulge siuke lahend, et ma ei tea, et kui midagi juhtub, inimene võibki mõelda, et ma küll ei taha ennast tantsutada nii pikalt, kõik see kohtustress ja siis pärast tegelikult nagu irvitatakse selle otsusega näkku, et kahju, aga mitte kahju. Et selles plaanis ma olen päris pahane, ikka väga pahane. Aga siin ei ole vist midagi endal omalt poolt teha. See avalikult asjadele tähelepanu pööramine, kas sellest meie kohtusüsteem hakkab kuidagi teistpidi tööle või väga kahtlen. Ma arvan, et meil tuleb lihtsalt ise oma inimesi kaitsta. Ja mingil hetkel me jõuame tagasi oma kohtu juurde, sest kohus peab olema ja paljud ei jõua seda jumalikku kohust ära oodata, sest need inimesed, jumalik kohus jõuab nendeni igal juhul, aga need, kes ümberringi näevad toimuvat või kes on kannatanu lähedased, nemad ei jaksa alati seda ära oodata. Ja siis on ilmselt lood, kuidas keegi tegi nii. Nendele oma kohtu omadele, oma kohtu asi tuleb eos juba alla suruda. Küll nendele siis vändatakse nii, et oi, meil on ikka korralik kohtusüsteem, niimoodi väntas välja. Aga jätkan. Ja siis olen mina nagu kurjategija, väga-väga kihur. Väga-väga jube tegelane, sest ma ei käi oma terve imikuga arsti juures, igakuiselt. Sain siis kõne, üle 11 minuti väntas kogu see asi ja et ma pean lapsega minema arsti juurde. Ja mina räägin, et ta on terve, tal on kõik hästi, 4. laps, ma oskan jälgida olulisi asju, ei, peab tulema. Ma ütlesin, et okei, et ma iga kuu küll ei hakkaks seal käima, et see on jabur ju. Et seal ju käivad haiged inimesed, ei käi ainult haiged inimesed, terved käivad ka ja väikestel ongi see ette nähtud, et see eraldi lastepäev on seal või mingi beebide päev peab käima. Ma ütlesin, et hästi, teeme kompromissi, ma ei tule sellesse 1 kuu omasse, ma tulen 2 kuu omasse. Ei, sest 2 nädala kontrolli ma juba magasin maha, aga neile jõudis info lihtsalt liiga hilja ja sellepärast mina nüüd sellele 1 kuu omale pean kindlasti minema. Millega mina ei olnud nõus ja jaurasime, kõik käivad. Ma ütlesin, et aga midagi teha sellepärast, et lihtsalt kõik teevad, ei ole ju mõistlik. Lihtsalt ei ole. Ja see idee, et ma võtan oma terve, ilusa lapse, lähen annan võõrastele ta näppida ja siis see pereõde ütles, et tema ka käis ja selles ei ole mitte midagi imelikku. Siis ma hakkasin pärast vaatama internetist, et kes see pereõde on. Pereõde on initsiaal ja perekonnanimi. Ma isegi ei tea inimese nime ja ma peaks olema usalduslikus suhtes ja kui ma näeks vaeva, ma otsiks välja selle täisnime, aga antud hetkel mul oli selline tunne, et ma ei taha selle inimesega üldse enam suhelda. Mul oli veel järgmine päev hommikul ärgates ka vastik tunne. Ma vaatan oma last, tal on kõik hästi. Ma ütlesin, kui mul on mingi mure, ma ju tulen. Aga antud juhul kõik on hästi, peab käima. Ma ütlesin, et aga miks peab? Kirjas on see kuskil. Ja nemad peavad siis Terviseametile andma, siis põhjendama, miks ei ole tulnud. Ma ütlesin, Terviseamet, vaadake, millega see amet üldse tegeleb, palju nad tervisest hoolivad ja sellepärast ma peaks oma imikut jooksutama või unustage ära. Aga mis see sulle maksab? Midagi ei maksa, vastasin. Vaktsiinid ka midagi justkui ei maksa. Aga lihtsalt põhimõtteliselt, kui asi on jama, siis ma ei tee seda kaasa. ja siis see jauramine kui kestis ja
Ja ma üldse ei imesta, kui mingi hetk on mingi lastekaitse teema. Candace Owensil näiteks paar päeva sai beebiga kodus olla, oli lastekaitse ukse taga see social services, sest ta oli liiga vara haiglast ära läinud või midagi sellist. Ja siis ma mõtlen, nagu Candace'il on mingid probleemid, et süsteem ei talu meiesuguseid, kelle arust. Kui miskit on normaalne, siis miks seda peaks näitama millegi ebanormaalsena? Kui ei lähe, see on minu valik ja siis ma panen siia kirja, et ema keeldus. Ma ütlesin nagu, palun, nii oli. Ma keeldusingi. Andke minna. Ma siis näen nüüd välja, nagu ma oleks mingi pahalane. Ja mõnes mõttes ma saan aru, et see on oluline, et mingi seire toimub, sest on peresid, kus lastele tehakse liiga, kus seda lapse sellist haprust ja abitust kasutatakse ära. Elatakse ennast välja või tehakse mingeid rõvedusi, neid juhtumeid meil Eestis on, me kõik teame. Siis on, ma arvan, et see selline sund olulisel kohal isegi. Aga sealt edasi mul tekkis küsimus, kus need perearstid üldse teavitavad. Ja kui näiteks see lapseke, kellel on mingid ilmingud, et talle tehakse liiga, näiteks prominendi laps, kas see perearst või perearsti õde julgeks kuskile kellukest helistada, et kuulge, siin on probleem? Ma julgen kahelda, sest ega need, kes on meil tegijad arvata, et nemad oma lapsi väga hoiavad. Mis toimub meil? Jah, okei, teate küll, kes on vandenõudega kursis teavad, kuidas nad ohverdavad ka oma lapsi. Nii et ei ole siin midagi erilist. Ja seal samas on need, kes ei saa abi, lihtsalt ei saa. Süsteemil justkui pole nende jaoks ressurssi. Ja siis mina rasedana, mitu rasedust järjest, gestatsioonidiabeet, kõik on korras, pole vaja. Ja seal kohas on ressurssi justkui nagu nii palju, et lihtsalt peab sundima. Nüüd viimase raseduse ajaga õnneks oli selline ämmaemand, kes oli inimene, aga eelmisega oli täitsa siuke, et ma pidin kuskile jälle allkirja andma, et ma keeldun asjast, mida mul ei ole vaja. Ja teisest küljest on need, kes lihtsalt ei saa abi, pole ressurssi. Nagu minu telefonikõne 3. lapse jagu kestis 16 minutit, kus perearst siis, ja kusjuures perearst alustas veel seda suhtlust nii, et sain kõne lastekaitselt, räägin nüüd 3. lapse aegu. Lastekaitse helistab, laps on 7-kuune, küsib, et kas see laps elab. Muidugi elab, hästi elab. Perearst võttis ühendust, ma ütlesin, sellepärast ei olegi teda näinud, et hästi elab, ta on terve. Aga niimoodi nõmedalt, sul on kontaktid olemas, sa pöörd otse lastekaitsesse umbes, et sul on mure lapse pärast. Eks sa minuga ühendust ei võtta, nii et teos oli see suhtlus juba selliseks koledaks tehtud. Ja 16 minutit siis rääkisime. Ja seal samas mu isa, kellel oli kirjas puusaopi aeg, ta ootas seda kaua inimene, kes elab valudes, ta on raske, et ta sai oma puusaopi aja. Ta läks Tartusse kohale, ta oli kõik asjad ära organiseerinud, õe saatnud appi maale emale ja ta läheb kohale ja öeldakse, oi, aga me helistasime teile, et teil on mingi asi pole päris korras, et op jääb ära. Ja kirja oli pandud, et patsiendiga on ühendust võetud. Isega oma telefoni vastu ei võtnud. On ühendust võetud. Infot, et ära tule, op jääb ära, temani ei jõudnud, aga on ühendust võetud. Ja mul oli siiralt mul oli endal valus, kui isa seda rääkis. Mehed ei väljenda oma tundeid nii väga, aga ma tundsin seda valu ja sellist jube. Ja siis mõtlen, et inimene ei võtta vastu, kui nad panevad märke, on ühendust võetud. Ja siis minuga jauratakse niimoodi. Ma saan aru, et need ei ole samad arstid, sama liin on ju. Aga ikkagi see idee, kui ei ole vaja seda jauramist, jauratakse. Ja kui on vaja seda pühendumist, et saa inimene kätte, anna info edasi, paneme linnukese kirja. Me ju helistasime. Siuksed kummalised momendid. Ja samal teemal jätkates tervishoid siis Äripäev kirjutab Karmen Joller. Tervishoius saab raha 2 aastaga otsa. Tervisekassa puudujääk oli sel aastal 200 miljonit eurot ning see raha võeti Tervisekassa reservidest, kust raha jagub veel 2027. aasta lõpuni, ütles sotsiaalminister Karmen Joller. Ja mul peas hakkas nagu mingi number kõlama, nagu ennustajatel näiteks, et tuleb mingi info. 50 000, tuli siuke nagu number. Saate võib-olla aru, millele ma vihjan. Kas see Karmen Jolleri 50 000 oli üksik juhtum? Ma väga kahtlen, sest Pealtnägijas oli ka kunagi mingi pulstimine sel teemal, kuidas kanditakse seda raha välja ja nüüd raha saab otsa, ma ei tea, kuhu see kaob, ma ei tea.
Ja siis tuleb jälle mingi uudis, edukaimad ettevõtted piirkonnas meil Võrumaalgi Lõuna-Eesti haigla, mingi too haigla ja ma ei tea, kus see raha kaob, kus see edukus niimoodi tuleb. Jätkan ERR.ee. Sotsiaalministeeriumi plaan lubaks koolilapsi vanemate loata vaktsineerida, et massiliselt manustada aineid, mis on tegelikult isegi ohtlikumad kui kasulikud. Selleks raha on. Kõik see personal siis ja muu, kõik, mis sinna juurde kulub, selleks raha on. Ja see omakorda need lapsed, kes on vaktsineerimata lastest siis haigemad, see on ju lisakoormus süsteemile. Tehke süsteem korda, lõpetage inimeste mürgitamine. Väga lihtne. Praegu tuleb oma lapse vaktsineerimisega nõus olevatel lapsevanematel kooliõele selle kohta kinnitus saata. Kuid Sotsiaalministeerium tahab süsteemi vastupidiseks pöörata, nii et teavitust nõutaks ainult kaitsesüsteemi keelajatelt. Ühtlasi tahaks ministeeriumi lubada vaktsineerida ka vanemate loata, juhul kui laps ise seda soovib. Ja küll nad oskavad neid lapsi pesta nii, et nad seda sooviks. Ja kooliõde tema arusaamisvõime piisavaks hindab. Palun väga. See on, jah, aga siit ma natuke veel naisterahvale kirjeldasin ka see, et nii avalikult seda räägivad, on hea. See, et meil vaikselt omade seas imbuvad välja lood, kuidas lastel on salajane süstid ära tehtud, on väga palju hullem. See, et niimoodi avalikult välja ära ütlevad, annab meile võimaluse valmistuda, sest kui need juhtumid leiaks aset ära niimoodi kuskil ja me omavahel seda jagame, meediasse see info ei jõua, paljud ei julgeks sellest avalikult rääkidagi, sest siis sa saad ju kogu selle halvaks panu laviini, kuidas vaktsiinid päästavad maailma ja vaktsiinide tõhusus ongi neile karuteene teinud, sest inimesed nüüd mõtlevad, et neid haigusi ei olegi olemas. Vaadake ajaloole otsa, ma just vaatasin ühte ajaliini, kuidas läks, ma ei mäletagi, mis haigus see oli. Ühesõnaga, see vaibus juba ära. Tekkis karja immuunsus, paar aastat hiljem toodi välja vaktsiinid, ja asi ei läinud paremaks. See asi oli iseenesest juba ära lahenenud. Aga nad jäid natuke oma businessiga hiljaks. Nii, aga nüüd ma lähen ühe peatüki juurde. Nii halb, et hea. Ühes varasemas saates tutvustasin seda. Jälgige elus mõni asi, et ta on lihtsalt nagu nii halb, et ärge minge isegi närvi, sest ta on lihtsalt nii halb, et hea. Soojenduseks ta on näite, kuidas meil Maximas siin on üks teenindaja, selline ära suitsetatud häälega. Ta on päris ülbe, nähvab, aga see on nagu nii halb, et hea. Kui ma näen, et ta on tööl, mul tuleb muie näole, sest see on lihtsalt mõnes mõttes nii armas, et ta on kuidagi hea teenindaja vastupidine versioon. Ma olen kuulnud ka, kuidas töökaaslastega seal õiendab, aga see lihtsalt mõjub nagu nii üle vindi halvalt, et hakkab hea. Ja ma jätkan nüüd teemal nii halb, et hea. Progressiivide festival, sest vandenõuanalüütikutel on suvepäevad ja festival on ju midagi ägedamat, võõrtähtki sees. Festivali eesmärgiks on näost näkku kohtumiste ja aruteludega võimestada progressiivse mõttelaadiga inimesi Eestis ja luua kogukonda ning sõprussuhteid. Ja see annab saatele ka tasakaalu, mitte et ma räägin ainult vandenõulaste poole pealt, vaid ma teen reklaami ka nende festivalile. 2 päeva vältel korraldame mõtteruume erinevatest huvitavatest teemadest, nagu Palestiina, Andrew Tate ja misogüünia, ning puudutame ka sügisel eelseisvaid kohalike omavalitsuste valimisi. Kindlasti leiad kavast endale mõne huvipakkuva teema. Veel täidavad päevi põnevad töötoad, võrgustiku loomise võimalused, muusika ja kunst ning 7. juuni lõpeb ühe vinge peoga genialistide klubis. Progressiivne festival toimub 2 päeval, 7. juunil Tartus ja 8. juunil Tallinnas. Genialistide klubis on kavas loeng Jensi Animägi, keskkonnaliikumised ja klassipoliitika. Paneeldiskussioon, 18 kuud abieluvõrdsust, töötuba, gerilja aiandus ja seemnepommid. Paneeldiskussioon, mida KOV tegelikult teeb, kohalik omavalitsus siis, filmiõhtu, töötuba, drag-töötuba, pidu, niimoodi drag töötoast otse peole, tuleb vist drag-pidu ka, ma oletan. Tallinn, Lift 99 ruum, Estonian Mafia hall. 8. juuni, paneeldiskussioon. Kas sotsiaalmeedia on meeste üksilduse epideemia juur või lahendus? Kusjuures see on päris hea teema. Paneeldiskussioon. One day everyone will have always been against this. Activism for Gaza and a free Palestine in Estonia. Nii halb, et hea.
Ja ma korraks mõtlesin, et kui ma paneks selle kava niimoodi pulli pärast vandenõuanalüütikute suvepäevade lehele üles ja lihtsalt paneks Jentsi asemele enda nime ja abieluvõrdsuse teemad ja et kas inimesed saaks aru, et oota, mis asja. Aga jah, ma ei tee seda, segadust on maailmas niigi palju. Ja natuke vananenud reklaami ka niimoodi lähen ajast tagasi. 4. juunil toimus sotsiaaldemokraatide seminar. Kust tulevad lapsed? Selline pealkiri. Riigikogu konverentsisaalis toimus. Ma pikalt ei räägi, ma lihtsalt küsin ainult ühe küsimuse. Või õigemini suunan neid, kes küsivad, et kust tulevad lapsed. Mingi küsigi Indrek Saare käest, kust tulevad. Tema vastusega saab kohe 2 kohast rohkem lapsi tulla. Ja veel ajast tagasi 3. juuni, vestlusõhtu Rohke Debelakiga. Uus valitsus ja Eesti tulevik. Osalevad siis Toomas Uibo, Marek Reinaas, Juku-Kalle Raid, Stig Rästa, roosalilladest toonidest taustkinasti ja mulle meenub ingliskeelne ütlus taking a piss, et lihtsalt nagu mõnitad, kaarega lased peale. Rohke Debelak juhib seda asja. Ja millised on Rohke Debelaki, mille poolest ta on tuntud? Ja see ongi täpselt see, et need tüübid võivad siis rääkida mis taas kelbast, sest Rohke Debelak muudab selle asja kuidagi adekvaatseks, sest Rohke Debelaki stiil ongi selline. Või ma lihtsalt olen asjadest valesti aru saanud ja kõik ongi tegelikult väga adekvaatne. Ja veel tegelikult üks selline taking a piss näide. Joller hooldereformi muutustest. Lõpliku otsuse teeb loomulikult rahvas. Ehk Riigikogu. Vaat see on kaarega peale laskmine. Lõpliku otsuse teeb loomulikult rahvas. Ehk Riigikogu. Jah, see on nagu nii halb, et see on justkui hea, aga see jõuab sealt nii halb, et hea faasist juba edasi, et tegelikult on väga halb. Ja teema jätkuks kõik, mis ma siin eelnevalt, need erinevad üritused ja Postimees Tervis kirjutab. Inglismaa on esimene riik maailmas, kus hakatakse inimesi sugulisel teel leviva gonorrea ehk tripperi vastu vaktsineerima. Olge lahked. Nii, lähen nüüd sujuvalt edasi vandenõuteooriate teema peale. Ma olen rääkinud mitmes kohas sellest, kuidas esimese kuupäevaga saab minul andmemaht täis, just kui ma oleks täiega internetis. Mul on olnud perioodi, kus ma ei ole väga internetis ja ikka esimese kuupäevaga on see andmemaht täis. Jah, mul on piiramatu internet, sellest mul justkui ei ole lugu, aga kuhu see maht kaob, kui mina ei ole internetis? Ja huvitaval kombel mu elukaaslasel sellest ajast, kui me oleme koos, hakkas sama asi juhtuma ajast, mil ta hakkas minuga koos olema, mitte varem. Ja ta käis operaatori juures küsimas, ei tea, läks politseist uuris, ei tea, keegi ei tea. Aga mul on tunne, et me juba teame selle kogu tralli peale ja kuidas keegi ei tea. Lihtsalt selline näide. Võib-olla see on vandenõuteooria, aga kui seda analüüsida, mida kuradit. Ja kas või see, et me aeg-ajalt kontrollime, kuule, mitut kommentaari sina näed? Ja siis me vaatame, et meile näidatakse erinevaid kommentaare, mis ei ole mingi meie eripära. Lihtsalt see Facebook ongi niimoodi üles ehitatud, et sa ei näe samasid asju. Ma ei tea, mille alusel seda liigitatakse, mida me võime näha, mida ei või. See oli mingi suvaline, mingi autoteemaline kuulutus või midagi sellist. Miks sellist asjad on? Mina ei saa aru, võib-olla ma peaks minema kuskile IT-kooli, saan nii targaks. Aga ma vist nii väga ei ole sellest vastusest huvitatud, et seda vaeva ette võtta, kui keegi teab vastuseid, andke teada. Aga siia lõppu võru keele asemel natuke muud ilu jagan teiega ühte luuletust, mis mulle saadeti, autoriks Rainer Vilu. Ja see kattub natuke meie plaaniga ajavahemikul 20. kuni 22. juuni. Vaadake järgi Facebookis üritus vandenõuanalüütikute suvepäevad Hellenurmes. Õige pealkiri on vandenõuanalüütikute suvepäevad 2025. Toimuvad Hellenurmes. Naine vähemus juba läks nässu. See on see, kui mõtled, et siin ei tohi küll komistada. See on see sooritushirm. Nii. On aina vähem kumerusi gloobusel, mis vangistatud inimkonna mudeliks. Vaid marginaalne tähendus veel loodusel ja jumal muutunud Coca-Cola pudeliks.
See mandunud mass ei väärigi ehk vabastust. Pihk blinkiva ekraaniga viib taeva. Vaid erksam aimab sajandite lavastust, mis juhtis mugavasti surmalaeva. Nii lihtne voolus ulpide kui tobe julk on asi nõustuda ja minna. Kui kahtledki, sa hoia kiivelt kinni mulk ja usu siiralt veerand tunni linna. Need triibud taevas vesi väikse lisaga ning RNA su soontes näitab truudust. Kui keegi arvab muud, siis vasta kisaga. Nia teadusliku usalduse puudust. Ent mingi kamp ei kavatsegi joonduda, kui teised kodanikud küsimata, just veidrikel nüüd tore kokku koonduda, sest nendeta jääks Eesti püsimata. Tänan kuulamast. Järgmise korrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.